Nii, me oleme jõudnud nüüd sadamasse ja Andres korjab siin kokku kõik oma inimesed selle jaoks, et siis minna nüüd Pipi saarele. Lähme Pipi saarele, jaa. Meil on vaja siin koguda mingeid rahasid. Jaa, see on jutumärkides kindlustus on see. Laeval on Elardi kindlustus, see on kai kindlustus. Ja palju see maksab? 30 bahti. Siit me saame siis nüüd boat ticketid ja me saame iga siia rinna peale sellised kleepekad, mis siis näitavad seda, kuhu, mis laeva peale me lähme. Ja nüüd sul on vaba kuupäevaga pilet, et sa võid ükskõik millal tagasi minna. Ongi nii, ja, et sa võid jääda sinna saarele, et ükskõik millal. Kas või järgmine aasta võid Pipiid tagasi tulla. Suur segadus on siin rahvast nagu nii mega palju. No mul on siin oma enda kaameramees kaasas, siis on mul siin oma kaameravend veel üks, siis on siin kaamerahoidja on siin veel. Nii et meil on siin kõik asjad on kohe olemas, nii et pole probleemi, meeskond käib muga kaasas. Hõbe klassi saime, jah? Silversi, et ootamine tasus ära. And also we have Princess Version. We'll give you more information about the tour programs today. Please attention everybody, any programs in there. Any programs in there. 10 o'clock, we're going to open for you to be outside. Me oleme nüüd laeva peal, need laev hakkas liikuma. Viimasel hetkel jõudsime reale. Aga nüüd on ainult see, et 1,5 tundi kuni 2 tundi läheb sõitu ja me olemegi Pipi saarel. Ülinaiss on see, et me oleme nüüd istunud oma kohtade peale ja siin on nagu lennukis. Tõmbad oma selle alla siia. Siin on lausa isegi selline joogihoidja. Good coffee? Yeah. Very good. You need some sugar milk? No. What you have? Banana cake. Do you want? Yes, I want 2 banana cakes. I'm really yummy. Nad ei saa ära sulle öelda. Ei saa. See on jälle 2 tükki. Kell on 10 hommikul, see tähendab seda, et seaduse järgi võib nüüd tekile minna, saab välja minna ja saab nüüd ka nautida värsket õhku. Sest ütleme ausalt, siin on ikka päris jahedaks läks juba. Oi, mis silm siin on. Lõpuks olemegi jõudnud Pipile ja mina olen siin juba käinud, ma olen siin teist korda, aga Andres on siin mingi 100. korda juba. 100. korda umbes, jah. Tuleb kohe meelde see, kuidas see suur rahvamass läheb nagu tasuta pontsiku jahile. Tegelikult tahavad kõik loomulikult maha minna juba, sest et on juba kopp ees, juba 2 tundi ja niigi sõidetud siin. Nüüd tuleb meile minibuss tuleb järgi ja siis kõik läheme sinna bussi peale ja viib meid hotelli ja väga kaugel, ainult bussiga saab siin. Väga kaugel ei saa olla. No nii, et see lipiku kätte. Mis lipiks see kätte anti? See on nüüd niimoodi, sellega peate minema nüüd Tai Migratsiooniametisse. Võtma siit kõigepealt esimesel korruselt 1 templi, teiselt korruselt 2. ja 3. templi. Ja see kõik võtab pool päeva aega? Pool päeva aega, siis peate järjekorras olema seal ja siis panete passi vahele ja siis saate ainult riigist välja. Tundub, et siin on 3 aastaga midagi muutunud. Aliiv on samasugune, väga ilus. Ma olen jõudnud siis oma Pipisaare hotelli. Seekord on isegi telekas. Kuna Pipisaar on päris väikene selline, seega siin nagu väga suur hotelli valik nüüd ei ole. Aken on ka nii puhas, et mõtlesin, et mine või läbi. No nii, väljas on niisugune aegunud golfiväljak, aga no mis teha. Paat ootab meid juba ja nüüd me lähme siis vaatame, mis huvitavad siin Pipisaare ümbristikus on pakkuda meile. Ja siis, seekord on meil hea kaater. Ei ole mingi niisugune tavaline selle käivitus ühe mootoriga, propelleriga paat nagu see siin. No nii, mis me välja võtsime? Noh, Sang-Som. See on meie special room, see on special tripide room. Kõike tilk Poseidonile ka, siis on rahul. Nii, väga hea. Nii, mis siit välja tuleb meil? Vaatame kohe. Tada!
muusika. Kohe kokteilid siis kõigile, ega me siis niisama siin ei tulnud tripile, eks ole, on ju. Leidsin kohe korallikivi sellise auguga, kus saab kaasa võtta koju. Nüüd me läheme vaatame, mida me leiame džunglist. Äkki džunglist leiame ka midagi, mida saab kaasa koju võtta. Liiv on siin nagu mega valge. Kas võimalik, et see liiv nii valge on? Ja need jäljed, mis te siin näete, need on kõik erakrabide jäljed. Liiga kaua üksi oled siin üksikul saarel ära ei saa minna, siis on keegi silmuse teinud siin. Nüüd lähme džunglisse. Näete, kookospähkel on all ära kadunenud ja siis sedasi kookos paljunebki. Meil ei ole kellegi kodus kookuseid. Ei olegi kookuseid kodus. Džungel on selline väga inimvaenulik koht tegelikult. Paljud arvavad, et džungel, et sõidan seal liaaniga. Tegelikult on siin, näete, sellised ogalised ja lõikavad taimed ja siit võtad korra kinni niimoodi. On mõnusad haavad garanteeritud sul käe peale. See on tarantlipesa. Otsime praegu siiamaani veel kõndivad puud ja kohe saame teada Andrese käest, milline see kõndiv puu on. See on nagu Hollywoodi filmis siin need kaljud siin, King Kongi kaljud. Nagu te arvate, et ta väga kiiresti ei liigu, eks ole, siis tema eesmärk on see, et ta on ühe sarnase taimega on nagu suguluses, mida te olete igal pool näinud, aga lihtsalt sellel teisel puul ei ole nii pikkasid lehti, vaadake, kui pikad need lehed on, eks ole. Et see puu on siis niimoodi, et vastavalt päikesevalgusele, vastavalt džungli situatsioonidele, et oletame, kui siia tuleb mingi taim ette, siis see varjab tal päikese ära. Siis ta hakkab rahulikult ära jalutama sealt. Jalutab sinna kohta, kus päikest on rohkem. Ja jalutamisprotsessis näeb niimoodi välja, et ühes kohast näed, laseb nagu juure lahti, näed. Siit on, me ei tea nüüd, kumb protsess on käimas, kas on lahti laskmise või siis juure panemise funktsioon. Eks laseb lahti ja teiselt poolt hakkab juuri omakorda sisse panema neid jalgu. Ja niimoodi vaikselt liigub, nii et ta on võimeline liikuma päris mitu meetrit isegi tegelikult. Mulle see jalutav puu meeldib, sest et siin saab isegi, kui ära eksid kuskil džunglis, siis saab siin ehitada teile majakese siia. See on ju nagu selline indude. Ja näete, see ämblik kasvab nii suureks nagu minu peopesa. Oleme jõudnud Maia Bay juurde, kus praegu küll enam lähemal ei saa minna, kuna siin käis liiga palju turiste ja kõik reostati, siis pandi kinni rand, aga saame suht lähedale minna ja näha seda kõike, kuidas see siin Maia Bay imeline paradiisi rand välja näeb. Praegu näeb ikka väga ilus välja. Olen täpselt teisel pool ja siin on ka võrratu. Vaatame üles selle imeilusa sinise mere, mis siin on. Imeilus. Ai, siia vett saaks ju kohe hüpata, see on ju nii läbipaistev. Alright, me oleme saabunud Puuderanda ja see on nüüd Pipi saarest päris kaugemal, 20 minutit panime selle kaatriga. Selle saare peal siin on ikka mega valge. Kuhu nüüd Andres läks? Andres võttis kaasa kõik söögid. Kõht on nii tühi, proovib lõhna järgi minna. Vaata, mis see kuusikus toimub. Mis me siin sööme? Pakume näed sellist võileiba, väga maitsat. Ja siis on selline fried rice with chicken. Oi, see on küll väga hea. Kao paat kai on see. Kõht on nii tühi, et... Palun. Ma saan ka või? Ei saa või? Saad ikka, palun. Ütleme niimoodi, et siin Pipi ranna ümber on nii palju erinevaid kohti, kus käia ja vaadata seda džunglite loodust, et see on just uskumatu. Kõik need kaljud ja kõik see mets, a.k.a. jungle, vesi ja nii edasi need rannad. Tead, see peab ise tulema. Et seda näeb ainult mõned korrad aastas, seda, mis seal toimub praegu näeb. Hingab sisse ja pritsib kohe välja. Vau. Vikerkaard oli ka välja. Me oleme jõudnud nüüd Monkey Beach 2, kus nüüd käivad küll turistid, aga siin ei käinud nii väga suurte hordidega. Kas me leiame mõne pärdiku üles? Tundub, et džungel on suur ja lai. Ühti kahvi veel näha ei ole. Pani igaks üks särgi selga. Sellepärast, et siin on need päris hullud ahvid. Kõige halvem on see, et ma võtsin kaasa prillid.
et need on nende lemmikasjad, mis nad veed ära võtta. Kahjuks meil täna ei vea ja trahvid on põgenenud turistidest peitu. Võtame süüa, jah. Küll nad hiljem välja tulevad, et jälgi on tegelikult rand ju täis, et kuskil nad on praegu.